minu isa Karl Lamp osales Eesti Vabadussõjas, oli Vabadussõja ohvitser, hilisemad aastad Võrtsjärve Kaitseliidu malevkonna päälik. Ema oli Konguta naiskodu kaitse esinaine. Ema põdes kopsutuberkuloosi ja ta süda oli väga haige. Sellal ei olnud ravimeid ja 1940. aastal 28. mail ta kustus. Nii me jäime siis ilma emata. Mul oli 6 venda. 5 venda olid minust vanemad, kõige vanem oli 20 ja kõige noorem oli 6-aastane siis, kui ema lahkus. Mina olin 12-aastane. Aastal 41 enne küüditamist, et talvel liikusid selline informatsioon, et Eestimaal on mustad nimekirjad ja teatud rahvagrupp on mustas nimekirjas. Kes seda me ei teadnud, muidugi minu isa kartis küll ka, et tema võib üks nendest olla, aga mis see must nimekiri tähendas, mis sellele kaasnes sellega, seda keegi ei teadnud. Aga meie perekond ei sattunud küll mitte pealekaebajate tõttu arreteerimise alla, vaid andmed, mis olid sõjaväe arhiivis, Eesti sõjaväe arhiivis, need isa andmed võeti. Ühel vennal pidi olema sünnipäev 18. Eelmisel õhtul kogunesime siis kõik isa kodusse kokku ja need vennad, kes ei olnud kodus, oli juba koolivaheaeg ja vanem vend, kes elas Tartus, töötas ja nad kõik tulid kokku. Ja me ei osanud midagi mõelda, valmistasime järgmise päeva sünnipäeva vastu ja vara hommikul me magasime veel, mina väikse vennaga oma toas ja ärkan une pealt, kuulen hirmsat jalgadega trampimist ja kõva kära venekeelset juttu ja mu isa oli läinud talli hobuseid söötma ja tuli just hobuseid söötmas, kui ta õue peal siis nägi, et püssimehed olid ja varsti isa tuli ja avas meie ukse ja näost oli ta lubivalge või ehmunud vähemalt. Seda ma märkasin, et lapsed tõuske kohe üles, pange riidesse, meid viiaks Venemaal. Ma ütlesin, isa, mis, ma ei saanud aru, mis see tähendab ja siis jõudis kohale, tõusin, riietasin ja panin väikese venna riide ja teised vennad olid siis oma tubadest juba söögituppa kogunenud, kui meie sinna läksime. Isa käsutati siis tooli peale istuma, loeti ette süüdistusakt ja siis see teade, et meid viiaks Venemaale. Kuhu, seda ei öeldud. Siis öeldi ja nüüd kohe pakkige oma asjad, võtke kaasa paari päeva toit ja vajalikud esemed. Aga kuna oli suvi ja juunikuu, siis me kõik riietusime suviselt ja talveriideid kaasa võtta ei osanud mitte keegi. Ja see pakkimise aeg oli meil, ma ei tea, kas oli pool tundi, võib-olla oli. Ja siis davai Põstra autole ja kui me olime juba auto peal, siis öeldi isale, et aga kirves ja saak kindlasti kaasa. Isa läks siis neid veel ära tooma. Mingil ajal meie kodupõllud kulgevad paralleelselt maanteega. Ja korraga siis mu vennad hakkasid laulma, kui ma kallist isamaa ja Jumalaga jätsin seda laulu. Ja minu väike vend, kes minu kõrval istus ja hakkas nutma. Kas siis sellest liigutuspisaratest või hirmust, ma ei tea. Ja hakkasin teda trööstima, aga samas hakkasin ise samuti valusasti nutma. Ja siis varsti olimegi Elva jaamas, sest üldse minu kodust Elva oli 6 kilomeetrit, sõit ei olnud pikk. Olime Elva jaamas. Ja siis kamandati meil pakkidega välja vagunisse, isa ja vennad kõik vagunisse, mind lükati tagasi.
ja isa ütles siis, no muidugi vene keelt ta valdas hästi. Ja isa ütles, et aga tütar ka midagi ta neile ütles, ei. Konvoi lükkas mind siis tagasi sealt paar vagunit edasi, kisti siis see vaguni uks lahti. Ja kuna see oli tagumisel teel, platvormi ei olnud, siis loomavagunisse või kaubavagunisse oli küllaltki kõrge see aste, seal oli 2-astmeline mingisugune raud see trepikene või rest. Ja siis see konvoi lükkas mind, siis aitas sinna üles ronida. Kolinal siis see uks sulgus ja sellega sulgus ka minu lapsepõlv. Ja ma olin üleöö iseseisvaks inimeseks tunnistatud, kes siis vääris karistust ja hävitust. 13 olin sügisel täitus 14 augustis. Ja siis mingil ajal toodi rahvast juurde ikka veel. Ja ma palusin konvoi käest, et kas ma võin oma isa juurde minna. Ja siis ta lubas. Ja see oli küll ka üürikene aeg. Küsisin isa käest, isa, mis toimub, kuhu meid viiaks, kuidas, mis see kõik on. Isa vaatas mulle kurbade silmadega otsa, ütles, laps, ma ei tea sulle midagi öelda, mis siin toimub, mis meiega toimub. Ma ei tea sulle öelda. Tol hetkel ma ei teadnud, et need on mu isa viimased sõnad mulle. Tema elu kustus laagris 5 kuu möödudes. 14 juuni oli küüditamine ja tema surmakuupäev on 14 november. Ja arstlik dokument on välja antud südamenõrkus. Aga sealt laagrist üks kindral Kurvits, kes sealt kauem elas ja tema oma mälestused on kirja pandud. See oli Sverdlovski laager number 3, kus olid just niisugused poliitilised nii-öelda kurjategijad, keda siis hoiti eriti range režiimi all. Ja meie isa oli ka samas laagris ja see Kurvits kirjutab, et novembripühad olid 7. ja 8. ja siis kardeti nende vangide ülestõusu ja need siis üks teatud hulk vange oli pandud siis jääkülma kartsa. Aga minu isa surmakuupäev on 14, nii et seal külmas kartsas, kas ta sai kopsupõletiku või nad siis pärast lasti maha, seda ei tea, aga me arvame, et ta ilmselt sai kopsupõletiku või midagi, et see jääkülmas kartsas söömata, joomata. Ja varsti siis kolises jälle see uks, konvoi kutsus mind ära. Minul oli kevadmantel õlgadel, sandaletid jalas ja 2 kätt taskus nii-öelda. Ja siis kusagil veel vend ostis mulle või oli saanud osta suure pakki kavebiskviite ja tropsikomme. Kommid olid sellepärast olulised, et vesi, kui me mööda Venemaad sõitsime, iga pool ta oli erineva maitsega, kohati oli ta soomaitseline ja kõlbmatu, mida nagu ei saanud juua. Kas ma võtsin tropsikommi suhu ja siis oli see vesi talutav. Ja ööl siis Pihkva jaamas toimus see vagunite eraldamine, naiste vagunid, ühes ešelonis oli kõik segamini, kus naised, kus meestid. Ja terve öö käis siis see manööver, mürts ja mürts lendasid siis need vagunid. Ja hommikul siis veetoojad tõid selle info, et meeste vagunid on kõik ešelonist välja eraldatud ja mehed on, need ešelonid on Pihkvast lahkunud lõuna suunas. Ja see oli selline löök ja traagika, et öeldi meile, et ka kõikides peredes oli seda pakkimise ajal öeldud, ei, te sõidate eraldi vagunites, aga seal saate kokku. Ja nii oligi siis, kellel olid naiste riided meeste käes, meeste pakid naiste käes või olid nad segamini. Me jõudsime päris oma lõppkohta 22. juulil.
14. juunil oli küüditamine ja siis, kui me seal Kalbaševi sadamas laeva pealt siis või selle parsa pealt pildusime vette seda hallitanud leiba ja neid. Ja siis olid paadimehed ja nende kahadega, millega kala, kuidas need püütakse. Sellega õngitsesid seda leiba ja seal samas sõid seda hallitanud leiba. Siis küll judinad ja inimesed ei jõudnud ära imestada, et need olid kohalikud elanikud, sest seal oli nii suur nälg. Väga kurb oli nende elu, sest et ka nemad olid seal kunagi peale revolutsiooni sinna küüditatud, kui Stalin ümber paigutas inimesi. Ja näiteks kui oli kuldsõrmus, siis kuldsõrmuse eest sa said pangetäie ja kartulid. Selline suhe oli. Üks hommiku lähme tööle, ma tunnen, et mul on väga raske olla ja hakkame siis puid suure vaevaga langetasime ka, kuidagi hakkasime maas saagima, minul käed enam ei liigu. Ja tunnen, et ma olen täiesti kangestunud. Ja ma olin lapsena kuulnud ainult, et inimene älvataks ja mina arvasin, et mul on nüüd älvatus, aga mul ei olnud, mul oli raske kujuline närvipõletik seljas, kätes, igal pool. Aga Venemaal sa said töölt ära jääda siis, kui sul oli kuskil verine haav või oli sul kõrge palavik, aga kui kahte kumbagi ei olnud, siis olid simulant. Läksin arstipunkti ja rääkisin ja mulle öeldakse, te olete simulant. No mis ma teen? Laps nutab või naine, siis ma olin juba 18. Muidugi pisarad ja midagi.